lugejad ja nüüd siis ka vaatajad. Alustame podcasti saate Kiire lõppmäng 13. osa ja külaliseks on praegu aktuaalne periood suhteliselt erinevatel põhjustel, aga peamine põhjus muidugi koroonaviirus, mis on selle spordielu nii sassi visanud ja meie vestluskaaslaseks on Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tervist! Tere! Et siin kõik on nii kodustes oludes, aga ma vaatan, et hapa on ilusti aetud, et mina ise siin vahepeal kasvatasin mitu nädalat seda ja nüüd olen ikkagi otsustasin sellest nii-öelda lahti saada, et see muutus juba niimoodi väga karmiks juba, et ei julgenud peeglissegi vaadata. No ma pean tunnistama, et esimest 3 nädalat oli mul ka ABS, aga siis täpselt samadel põhjustel ajasin maha jah, et ei tea, nii on ikka mugavam. Ja, aga minu esimene küsimus olekski tegelikult sinu esimene nagu üldse selline emotsioon praegu nüüd selles olukorras üldse koroonaviiruse probleemi kerkimisel, et mis tunne üldse on? Veider, et tänapäeval 21. sajand ja me oleme tegelikult kogu maailma mõttes sellises lukus. Et ma arvan, et see tunne on väga veider ühest küljest, teisest küljest ka väga kurb loomulikult, et vaadates, mis ju tegelikult toimub. Et üks pool on see viirus, inimesed surevad, haigestuvad üle maailma. Ma ei tea, ma arvan, midagi hullumeelsemat vast välja mõelda on raske tänapäeval. Ja siis see teine pool veel tulles tagasi nii-öelda meie elu ja spordi juurde, kus mitte ainult tennis, vaid kogu sport seisab. Ma arvan, et sellist hetke ma ei mäletagi või ütleme, mina isegi ei mäleta, ma ei tea, et maailmas oleks mingi hetk olnud. Et ma arvan, ka sõdade ajal oli kuskil ikka midagi toimus. No muidugi samas on jälle suur pluss, et ütleme seal sõdade ajal ei olnud internetti, et ühtepidi, kui internet kauks muidugi inimestel praegu ära, siis paljud ei suudaks võib-olla üldse olukorraga harjuda ja elada, aga nii kaua kui internet on olemas, on ikkagi see hea alternatiiv nii töö tegemise mõttes ja ka suhtlemise mõttes. Nii et tänu sellele, et sotsiaalne elu päris nagu nulli ei ole läinud. Nii. Kuigi siis tavapäraselt tennisüritusi praegu ei toimu, aga see ei tähenda vist, et nüüd tööd nüüd üldse ei jätkuks, et kindlasti seda on ja tuleb ju valmistuda selleks hetkeks, kui situatsioon muutub leebemaks ja tõenäoliselt ka Tenniseliit peab planeerima erinevaid stsenaariume selleks juhuks. Jah, tõsi ta on, et siin eelmine nädalgi ja see nädal on ka treenerite kogu päris tihedalt omavahel vestelnud ja mõelnud välja nii-öelda lahendusi, mis siis juhtub ja millal hakkab juhtuma, kui eriolukord lõpeb ja samamoodi eks kogu tenniselu, et mitte ainult turniirid, vaid ka klubilised tegevused ja koondiste tegevused, et eks kõigile tuleb leida nii-öelda oma aeg ja koht ja normaalne rütm tuleb taastada võimalikult kiiresti. Aga ütleme selles mõttes, et ma mõtlesin stsenaariumite all võib-olla seda just, et niisugune valmisolek ikkagi on olemas suhteliselt operatiivselt, siis mingid veel täiendavad otsused langetada, kui selgub, et nii-öelda õgvendatakse seda olukorda, et ütleme, tuleb mingi otsus. Ja selles mõttes, et eks ta loomulikult on valus mingitel hetkedel teha teatud otsuseid, midagi ära jätta, mitte korraldada. Ega me täna oleme nii-öelda otsusega kuni 1. mai nii-öelda lukus, kas seda tõenäoliselt pikendatakse, see on lihtsalt minu arvamus vaadates tänast olukorda. Ja ütleme siis tänane treenerite kogu otsus on ka see, et kui eriolukord lõpeb, siis 2 nädala pärast alustame uuesti turniiride ja muu eluga, aga loomulikult, mida nädal edasi läheb, seda rohkem asju ju ära jääb ja kõike nii-öelda uuesti planeerida või lükata sinna teise aasta poolde ei ole võimalik, et see on, eks mida asjad jooksevad kokku ja ta ei ole enam mõistlik, et selles neid otsuseid tuleb kindlasti ka edaspidi teha, et kas me ja kus me midagi korraldame.
et noh, võib-olla veel on ka varani küsida, aga on mingi ettekujutus, et mis saab Eesti meistrivõistlustest, et no tegelikult sa osaliselt juba iseenesest nagu vastasid ka eelmisel küsimusel juba, et aga kui palju see võiks olla see mingisugune puhveraeg siis ütleme, et millal see otsus langes, no äkki see ikkagi see raske periood ja see karantiiniperiood, ütleme, noh, venib, pigem võib-olla teda ikkagi pikendatakse, sellepärast et noh, kui vaadates koroonaviiruse arengut, siis no nad ütlevad, et nii nimetatud platoo või et alles nüüd nii-öelda tundub, et see mingi tasakaal tekib, et peale seda ka on ju mingit aega vaja, et millal on see mingi ajatärmin, et millal, noh, milleni võib veel venitada, et. No ma arvan, et noh, nii-öelda esimene või esialgne otsus on, et 2 nädalat ikkagi peaks andma aega kohaneda tavaolukorraga ja aega harjutada. Seda kui ütleme Eesti meistrivõistluste mõttes, et kindlasti, ja ma arvan, et see on nii-öelda miinimum aeg, et juhul kui nii-öelda eriolukord juba sõidab sinna juuni lõppu sisse, siis ma kardan vähemalt sellel kuupäeval Eesti meistrivõistlused ei toimu. Kuid noh, samas ma ei taha ka nagu ette rutata millestki ja öeldagi, et see ongi nüüd see olukord, et aga eks kui need kuupäevad on natukenegi jälle selgemad, et täna me elame ka rahvusvahelises kalendris ju 12 juuli kuupäevas, kus peaks lõppema nii-öelda see olukord ja või kus täna on nii-öelda canceldatud turniirid. Seal praegu pandud, jah? Või 12 juuli, juuli 07. Kuna ju Wimbledon ju ka. Ja, et eks mine tea, mis seal juhtub ja mismoodi need asjad nii-öelda edasi lähevad, et nagu sa ütlesid, et see platoo võib-olla kuskil maal hakkab meil siin nii-öelda oleme kätte saanud, et ehk ta hakkab langema, kuid samas noh, ma küll hüppan rahvusvahelisse tennisesse, aga Euroopa Tenniseliit on öelnud, et ega kõik riigid peavad olema nii-öelda lahti, et me üldse alustaksime oma turniirisarjaga ega suures plaanis sama põhimõte on ka ITF-il ja ATP WTA, sest ega ta on selline maailmasporti, inimesi tuleb jällegi nii-öelda, kõik hakkavad reisima ja mingis mõttes võib-olla me tekitame selle olukorra nagu uuesti jällegi, et seda... Sisevõistlusi see võib-olla jah, ütleme, on natuke võib-olla olukord lihtsam, et see teoreetiliselt saab ju Eesti meistrivõistlused lükata ka näiteks lihtsalt ajaliselt ka sisehooaega, et ega see ei ole ju ka välistatud variant. Et kõik nagu võimalused on täna olemas, et ütleme nii, et täna me ikkagi planeerime neid sellel kuupäeval, kui nad on. Juuli alguseks. Kui eriolukord läheb pikemaks, eks me vaatame üle selle ja kui palju ta pikemaks läheb ja ma arvan, et minimaalselt 2 nädalat mängijatele aega treenida peaks olema kindlasti, et alustaks turniire. Aga no mingil määral saab ju, aga ma korra hüppangi tagasi, et sa mainisid siin Tennis Europit, et kui tihe see niisugune infovahetus praegu on üldse, no sa kuulud ju sinna juhatusse, eks on ju, Tennis Europi juhatus? On, ütleme, peakorter hetkel ka korjab liikmesriikide käest infot, et mismoodi see antud olukord on mõjutanud sporti üldiselt ja tennist. Ning meil on nii-öelda meilivahetused on pidevad, kuigi ega ka tänasel hetkel väga aktiivset tegevust ju kuskil ei ole, et kõik seisab ja oodatakse, et millal midagi lõppema hakkab, aga sellise arusaama ja erinevate riikide erinevad taktikad ja strateegiad selle viirusega võitlemisele, seda nii-öelda korjatakse kokku seda infot, et mismoodi käitutakse olukorras. Kas mingil määral saab ju praegu tennist mängida? Ikkagi me teame välitingimustes. Aga palju sõltub ilmast, et ütleme 4-5 kraadiga, on muidugi, ma kujutan ette, on ka selliseid fanatikud, kes mängivad või võib-olla kes lihtsalt, võib-olla ka treenimise reaalselt, ütleme noorte, võib-olla mõni noor tahab harjutada, aga mis tingimustel on praegu lubatud mängida? Seal, kus mängitakse vähemalt? Just meie avalikud mänguväljakud ja on kõik suletud. Aga eraõiguslikel väljakutel on võimalik mängida, et meil on see 2+2 reegel, ehk siis 2 inimest ja vähemalt 2 meetrit vahet.
tennise mõistes see 2 meetrit on väga, väga hea nii-öelda idee ja vahemaa, et see võrk on isegi vahel ja see vahemaa on oluliselt pikem, et selles mõttes tennis nagu täna sobib värskes õhus selle jaoks, et aga jah, et see on 2 inimest, et või siis perekonna mõistes nagu rohkem. Ahah, et kui on üks perekond lihtsalt, kui tullakse kontrollima ja küsitakse, siis sa pead nii-öelda tõestama siis, et tõesti kõik on ühest. Ja tõestamata perekond, jah. Jah, et tõenäoliselt siis peab dokument ikkagi kaasas olema, ma kujutan ette. Ma ei ole muidugi selles olukorras olnud, aga kindlasti on neid inimesi, kes on olnud. Ma tean, et on mõnedes kohtades käidud kontrollimas, kus mängitakse. Kas ütleme, sa ütledki, et eraõiguslikud tennise keskustes eraõiguslikult saab mängida, aga kas nad ikkagi enne, kui see mängimine seal on nagu lubatud, kas on siin mingi reegel, et tuleb taotleda selleks mingi luba näiteks kohalikelt struktuuridelt või seda ei pea? Lihtsalt just need põhireeglid, mis sa mainisid, need tuleb täita ja. Et selles mõttes on ju värskes õhus on kõik lubatud, et jah, nagu ma ütlesin, et siin avalikud spordiväljakud on küll suletud ja laste mänguväljakud, et mitte, ütleme, takistada vähegi seda viiruse levikut, kuid eraõiguslikud on avatud ja loomulikult tuleb kõiki Terviseameti nõudeid järgida, et see on selge. Et ka tennise mõistes ma ei tahaks seda või ütleme ühest küljest tahaks öelda, et tennis on lubatud, minge mängige, kuid kindlasti tuleb neid nõudeid järgida, et ma arvan, et muidu ei ole asjal nagu mingisugust jumet suures plaanis. Ma mõtlen praegu, mind huvitab see, kuidas meie tippmängijad, ma mõtlen just Eesti mõistes, ütleme, kuidas on sul nagu infot, et kuidas nemad treenivad ja kas võib-olla seal mingitel juhtudel on ka mingid võib-olla eritingimused või kuidas sellega on? Täna on läbi Eesti Olümpiakomitee on tehtud eritingimused nii Anett Kontaveidile kui Kaia Kanepile, kes saavad sisetingimustes Audentes tennisallis mängida. Et selleks oli loomulikult suures plaanis oli tehtud selle eesmärgiga, et ka olümpia läheneb, mis küll nüüd tänaseks on edasi lükatud, kuid ikkagi, et meie nii-öelda parematel oleks või säiliks nii-öelda hea võimalus ka treenida sisetingimustes, et see võimalus on olemas, ma tean, et kasutavad seda ja see on nii-öelda tänuväärne erand, mis on tehtud. Vastutulek, jah, aga me rõhutame veel kord, et see on täiesti tõeline erand ja nii-öelda Eesti just, sa ütlesid küll olümpia tõid sisse, aga tõesti see, et ei tõlgendatakse seda valesti, et ütleme, et mõni võib pidada ennast ka, ütleb, et ma olen ka seal võib-olla edetabelis Eestis, ma ei tea, 12. kohal, et just kui võiks mängida, aga tegelikult vist mitte, eks on ju? Ja tegelikult mitte ja eks see algus sai tehtud selle hetkel, kui olümpia oli veel nii-öelda kavas ja see võimalus loodud, eriti Anetti silmas pidades, siis jah, tänaseks küll olümpia on päevakorrast nii-öelda maas, kuid see võimalus on säilinud ja seda vaadatakse ka iga nädal lõpus nii-öelda üle, et mis olukorras üleüldse nii-öelda riik on ja kogu see viiruse areng ja kas jätkatakse nii-öelda järgmine nädal seda, et selline on see vähemalt toiminud. Huvitav oleks teada, et kas neid ka siis nüüd eritingimustega meie tippmängijad on käidud ka kontrollimas, et see on muidugi, ei tea. Eks mingi usaldus ja normaalne. Ma tean, seal on selles mõttes on reeglid on neile peale loetud, mida nad tegema peavad ja desinfitseerima kõik ära pärast ja enne, et eks me peame olema võimalikult ettevaatlikud. Ja. Et ütleme, me võime küll rääkida, et vanuse poolest ja ütleme, et sportlane füüsiliselt on hästi arenenud, aga me teame seda, et isegi sa võid selle läbi põdeda suhteliselt justkui kergelt, aga siiamaani ei teata ju neid võimalikke võib-olla tüsistusi, mis ikkagi see läbipõdemine võib endaga tuua. Millega saab võib-olla, kas üldse saab, ütleme, Eesti Tenniseliit nii-öelda selles olukorras kuidagi abiks olla ja kas seda on siis, antud juhul ma saan aru, et see olümpiakomiteelt ka see taotlus, see on ka Tenniseliidu poolt ühtlasi vist esitatud see taotlus, et saaksid Anett ja Kaia mängida, et mis kujul on siis võib-olla osutatud juba abi ja millega saab Tenniseliit võib-olla abiks olla tenniseklubidele, liikmesklubidele ja Eks me oleme üritanud võimalikult palju seda infot jagada, mis üldse kogu selles nii-öelda infomüras on olnud, alustades Töötukassast ja
Töötukassa meetmest ja ka sporditeabe sihtasutuse poolt treenerite toetustest ja ka linnavalitsuse või Tallinna linnavalitsuse omavalitsuste poole pealt, et küll ka omavalitsused suhtlevad klubidega päris aktiivselt, ma tean, aga just sellist infovahetust ma näen hetkel on nagu tähtis ja me oleme siin ka sellel nädal toimub koondiste treeneritele või siis koondise mängijate treeneritele väike selline lühike videokonverents ja ka lapsevanematele järgmine nädal, ega see nädal on vist nii-öelda U10 treenerid, natuke nii-öelda, eks me üritame, ma arvan, et meie ülesanne on täna hoida treenereid väheke elus. Selle teemani ka veel täpselt. Et ma võin ka kinnitada omalt poolt, et olles ise ka tennise nii-öelda klubidega nagu seotud, et vähegi, kui ikkagi infot on nii otsustest kui ka mis nii-öelda puudutavad ka tennisekoole, tenniseklubisid, tegelikult see info on nii meilidel ja ta on kogu aeg jõudnud kohale, et selles mõttes on näha, et ikkagi igaüks ei ole nii-öelda oma urus. On sul üldse nagu infot natuke ka sellest, et kuidas käituvad nagu võib-olla teised alaliidud või see kontakt on võib-olla, olümpiakomiteega tegelikult infovahetus, ma saan aru, käib ja konkreetne näide oli siin meil enne, et kui tihe seal nagu infovahetus on ja üldse kas sellel just vajadus on, et võib-olla on mõni huvitav lahendus mõnelt muult alaliidult äkki tead, et võib-olla mida võiks valgustada või? Ei, ma arvan, et suures plaanis on need samad tegevused, et eks hoitakse oma klubisid ja treenereid kursis nii palju, kui riigi poolt tuleb informatsiooni ja mis ei ole võib-olla otseselt klubidele kättesaadav olnud või treeneritele kättesaadav olnud. Eks siin on, nagu me isegi natukene ühest küljest klubidel on hästi positiivne, et klubid on ise olnud aktiivsed ka sotsiaalmeedias igasuguste postitustega. Teisest küljest ise natuke nagu proovime ka teisi klubisid, kes ei ole veel olnud aktiveerida, et nad ka midagi teeks, et see, jällegi me tuleme tennise juurde tagasi, et tennis oleks pildis ja ikkagi nii-öelda tehtaks midagi selle reketi ja palliga. Aga nii-öelda, ütleme teiste alaliitude poolt, ma ei tea, ma ei oska küll tuua ühtegi sellist väga head näidet, mida on teised teinud, vähemalt minu teada ta ei ole jõudnud nagu vähemalt minuni või suuremasse meediasse, et eks siin, mis on võib-olla rohkem nagu eraalgatuslik on, me täna ju probleem on treenerite palkades või treenerite toetamises, et nad on ju täna enamikus neist on tööta, ilma palgata, töötukassa meede neile ei laiene ja ongi kõik, et siin oli just see, kuhu ma tahtsin jõuda, oli Gert Kullamäe algatus, eks ole, toeta oma treenerit ja täna oli meedias, et eks see kõik ju kuskilt saab nagu alguse ja on see siis alaliidu poolt, on see klubi juhtide poolt, on see nagu klubi, ütleme, spordientusiastide poolt, aga eks nad on toredad ettevõtmised ja ma arvan, tõstatavad nagu seda probleemi ja küsimust, et mis saab ja mis on nii-öelda võimalused. Seal küll alla kirjutanute seas olid, ma tean, kes mängivad tennist küll. Ma ei tule kohe mõni nimi meelde. Isegi näiteks Margus Kastein oli seal kes tegelikult mängib tennist ja oli veel paar inimest, aga nagu otseselt nagu selliseid meie nagu tuntud tennisenimesid ja millegipärast olid ka osad alaliidud, aga see ei tähenda, et nüüd tenniseliit on kuidagi, nagu sa praegu ka kinnitasid, et oleks kuidagi eraldi, aga ma lihtsalt huvi pärast just vaatasin, et kas mõni nagu tennisemängija ka seal on, aga las ta siis olla, et tegelikult kõik mõtlevad ühtemoodi, see on kõige tähtsam ja suhtuvad hästi, see on väga algatus. Ei, ma ei teadnud, et selline aktsioon nagu on toimumas, see oli minu jaoks nagu positiivne, ma lugesin ka need nimed läbi ja ei tennisetreenerit ega ei olnud ka tenniseliiduni see jõudnud, et võiks midagi kuhu alla kirjutada.
et oleks ju kirjutanud kindlasti alla No, sellele. ma arvan küll, jah. Sa tegelikult juba mainisid ka, et tõesti treenerite seis pole kiita, aga ma pean tunnistama nagu ühe niisuguse positiivse, mis ma olen märganud, positiivne asi, et sotsiaalmeedias postituste järgi üldjuhul, no võib-olla päris esimestel päevadel võib-olla olid sellised natukene ütleme ahastuses postitusi, aga tegelikult on, kui me vaatame viimased nädalad, siis sotsiaalmeedias postituste järgi on väga optimistlikult meelestatud tegelikult ja pole kaotunud huumorimeelt, mis on kõige tähtsam. Et ma ei räägi seal isegi lihavõtete ajal väga naljakaid videosid. Me isegi kahe treeneri video me tegime ka tennisnetti, panime kokku, et ütleme, see on päris selliseid, see näitab seda, et üritatakse läbi sellega tegelikult näidata, et me saame sellest üle ja tegelikult süstida ka tennise inimestesse ja avalikkusesse sellist ikkagi pigem positiivset meeleolu ja mitte heita meelt. Jah, see oli ka viimane vestlus, mis me klubide, ütleme mõne klubi juhiga siin oligi just ka see, et me peaksimegi olema positiivsed selles võtmes, et me saame sellest üle, me lähme eluga edasi ja tegelikult ka, ma arvan, me peame ka selles tänases päevas nii-öelda kohanema lihtsalt, et jah, me ei saa kättpidi nii-öelda trennis olla ja väljaku peal palli lüüa, kuid või mingis mõttes ka saame, eks ole, väljakud on ju ikkagi lahti. Küll 2 mängijat saavad omavahel mängida. Aga just, et meil oleks kontakt mängijatega nii treeneri mängija vahel ja treeningud kui sellised võivad ju võib-olla mitte küll sellist, nagu nad olid 6 aega tagasi, aga natuke teistmoodi edasi minna, et eks me peamegi natukene sellega harjuma ja eks see on üks periood suurest pildist, et selles kontekstis nagu midagi hullu ei ole, kuid eks me neid keerulisi nüansse võime siit igalt poolt välja lugeda. Sa tegelikult juba mainisid ka, et siin tuleb üks videokonverents on ette tulemas ja ma saan aru, et ju tegelikult, kui me vaatame ka tulevikus, ütleme, et see nagu võib-olla ongi seda võimalust, keegi ütleb, et varem ei võinud kasutada, võib-olla ka mingil määral tehtud, aga et mida võib ka isegi rohkem tulevikus hakata kasutama, ongi niisugused videokonverentsid ja just nagu koolitused erinevad, eks on ju, mida on võimalik teha, tähendab läbi. Selge see, et kui on platsi peal mingid võib-olla harjutused, et näidata saab, eks on ju, aga võib-olla kaasa ei saa mingeid asju teha. Et ma kujutan ette, et sinnapoole praegu liigutaksegi, ongi liigutud, aga ma näen, et seda võiks isegi nii-öelda rahulikul ajal võiks ka isegi rohkem hakata kasutama. Absoluutselt, et see on järgmine asi, mis nii mõnestki vestlusest on siin treenerite ja klubidega läbi kõlanud, et miks me varem ei ole neid kasutanud. Kulude mõttes ma arvan isegi teatud võib-olla kulusid annab kokku hoida, et neid saab teha nagu optimeerida nagu neid. Siin kulud, aga ma arvan ka väga tähtis on, eriti treenerite puhul on, ma ei tea, räägime siin mingitest kooskäimistest on ikkagi aeg ja see on see, mis eriti kui sa pead kuskilt reisima ja tulema teisest linnast. Oledki võib-olla seal näiteks mõni treener on, seal sõltub võib-olla ajast, võib-olla on tõesti seal õpilane mängib samal ajal, aga iseenesest oled kuskil, ma ei tea, oledki Prantsusmaal kuskil tenniseturniiril ja tegelikult sa saad ju iseenesest siis osaleda. Et see on, ma arvan, et seda võimalust hakataksegi kasutama, rakendama tulevikus rohkem. See on jälle üks asi, mida me, ma arvan, õpime jällegi. Jaa, ei, see on positiivne, et ma arvan, et kuidas öeldakse, ei ole halba heata. On ka mingid andmeid selle kohta, ma ei tea, võib-olla tennisliitu nad ei laeku niimoodi, aga võib-olla suheldes tennisekoolide või klubidega, et on ka palju lapsevanemaid näiteks loobunud oma lepingutest tennisekoolides või mitte, et see teema on ju sellepärast ka aktuaalne, et igal perekonnal, kuigi tennis ei ole odav ala, võrreldes seal jalgpalliga, et ikkagi praegu vaadatakse ka tõenäoliselt, ollakse nii-öelda ettevaatlikud ja nii-öelda perebüdžetti vaadatakse üle ja võib-olla on loobutud, on selle kohta ka infot ja kui see on, et kas kui suur see võib-olla on see suurusjärk või? Mul on kindlasti väga raske hinnata seda suurusjärku, aga fakt on see, et loomulikult on loobutud ja eks need loobumise põhjused on ka väga erinevad, aga ma arvan, et üks on kindlasti ka see, et tänases majanduskliimas on ju paljud inimesed on tööta ja palku kärbitakse või koondatakse, et see on kindlasti üks nii-öelda argument ja põhjus sellest,
aga noh, eks ta on kõikides spordialades või paljudes spordialades ikkagi sama, et noh, mingis mõttes sa oled harjunud trenni tegema ja teatud tingimustes trenni tegema ja kuskil maal sa oled küll nii-öelda sportlane, aga kuskil maal oled sa ka klient, eks ole, et eks neid jooni ja selliseid iga inimene, iga lapsevanem ja ka treener vaatab neid asju nagu erinevat. Aga noh, loomulikult on see, et mängijaid on, ütleme siis lapsevanemaid on üsna mitmeid, kes on oma lepingud üles öelnud täna ja ei ole neil soovi nii-öelda maksta selle perioodi eest või treenida sellel perioodil nii-öelda distantsõppe vormil. Aga eks siinkohal ka ma pean jällegi üles kutsuma kõiki neid inimesi, kellel ikkagi laps käib tennises ja on side klubiga olemas. Tal ei kaoks see side. Absoluutselt, et side ei kaoks ära, et ta ikkagi püsiks nii-öelda aktiivne, leida see kompromiss lapsevanema ja klubi vahel ka võib-olla õppemaksu näol, eks ole, et kõik aru, et see õppemaks või mida iganes, jah, seal on võimalus, kindlasti ma usun, et ollakse paindlikud ikkagi. Ei, no kindlasti ollakse, et ma arvan, et ükski klubi ei taha ühestki lapsest nii-öelda lahti öelda ja et ta loobuks. Et kindlasti tulebki olla paindlik ja tuleb nii-öelda paindlikult sellest järk-järgult sellest nii-öelda olukorrast ka välja tulla nii mõlemalt poolt vaadates, et ikkagi lapsel säiliks võimalus sportida ja et tal säiliks tegelikult võimalus tennist mängida, et see on, ma arvan, tähtis. Ja on ka lapsele tegelikult ühtlasi samamoodi ka see sotsiaalne pool, et vaieldamatult, sest tegelikult kui on kas või videoteel, aga sa oled nagu nii-öelda selles supis sees. Nüüd ma küsin sellise küsimuse, et kuidas on alaliidu, ma küsin otse, rahaline seis või eelkõige selles kontekstis, et seda tegelikult, mis siis on, et täpselt kuu aega on tegelikult on ju nii-öelda see selline vaikeluperiood, mitte päris, aga ma ütlen tava, mis meil on varjunud elurütmist ja et ikkagi täismahus on need toetajad, alaliidul on kõik ikkagi nii-öelda selja taga, et sealt ei ole mingisuguseid esialgu mingeid üllatusi või vähemalt signaale tulnud, et ikkagi kõik see pool on ju hästi oluline tegelikult, et see nii-öelda see tugi, võib-olla mingeid üritusi võib-olla ei tehta ja kõik, aga seda saab kõike, aga paljud üritused, nagu me ütleme, lükatakse võib-olla edasi ja mida iganes, et sellist nagu probleemi ei ole olnud, et keegi on nagu just andnud signaali, et võib-olla võetakse see teema uuesti ülesse. Ei, täna suur tänu kõigile toetajatele, ütleme, seda signaali tulnud ei ole, mis on hästi tähtis nagu meie jaoks, et jah, teatud üritused võib-olla ei ole nagu toimunud, kuid nad ikkagi plaanime, et nad toimuksid mingisugusel kuupäeval selle aasta jooksul, et selles mõttes, et eks see eelarve on meie jaoks väga tähtis. Aga loomulikult ma ei saa ka täna pead anda, et neid edaspidi neid üllatusi ühes või teises võtmes nagu ei tule või ei ole, et see majanduskliima täna on ikkagi väga sellise varese jalgade peal, et jah. Et iseenesest on ju ka Tallink on ju tegelikult meie nii-öelda tausta põhijõud kui ettevõttena ja meie president on ju Tallinki üks omanikke ja et ütleme, nendel on ka ju tegelikult ilmselgelt ikkagi keerulised ajad, aga ma usun, et vähemalt need, mis siin infokillud, mis tulevad, et ikkagi saadakse sellest aru ja kui olulise ettevõttega on tegemist, et ikkagi et nad tulevad ka sellest kriisist võimalikult kiiresti nii-öelda ja päris valutult muidugi ei tulda välja, see on selge, aga see on hästi oluline. Ja, see on tähtis, jah. Aga räägiks korra nüüd kogu aeg on taustal ikkagi seesama koroona kogu aeg, kui hõljub kuskil meie kohal ikkagi, taustal eelmiste küsimuste, aga jätaks selle nagu kõrvale ja et milliseid uusi projekte sa tooksid välja, mis on Eesti Tenniseliit viimase poole aasta jooksul nüüd on juba võib-olla käivitanud ja siis ikkagi plaanid järgi, millised on võib-olla ütleme kas siis selle aasta numbri sees või siis äärmisel ka järgmise aasta alguses või esimesel poolel plaanis käivitada?
Et üks on see vist 14, eks on ju näiteks programm. Jah, et ma küll see U10 või 10-aastaste projekt, mis on Mark Tennantiga, see sai nüüd alguse eelmise aasta alguse poole pealt, et pea aastaga toimunud, ja siis on see 14 vanuse koondiste projekt, et need on minu jaoks nagu kaks tegelikku sellist väga tähtsat tegevust ja ma loodan väga, et me suudame neid ja me peame tegelikult suutma neid elus hoida nii täna, homme kui ka järgnevatel aastatel, kui mitte öelda kogu perioodi vältel üldse, mis tennist on. Loomulikult see projekt võib muutuda mingis võtmes ja mingitel aegadel, kuid see on see vundament, et kus täna mängijad tulevad, mis on see arusaam tennisespordist, mida selle jaoks teha on vaja. Ja kui me räägime 10-aastastest sealt või alla 10-aastast, mitte ainult spordist, aga tegelikult üleüldse ka seda kodumaist sportlaslikku kandepinda ka, et ega sa tead, Toomas, mitu mängijat on top 10 on, ja. Et neid rohkem kui 10 ei saa olla, aga kindlasti me tahaks, et meil oleks rohkem kui 10 mängijat ja et nad, et see ongi see oma kodus heas mõttes nagu omas katlas ka see võitlus, aga kui projektist endast teha, et siis see 10. projekt on Mark Tennant Inglismaalt, kes seda juhib, Priit Pihl meie poole pealt ja 14 vanus on Ott Ahonen peatreeneri või sellise tehnilise direktori poole pealt ametis, Karl Maes. Tennisnet on teinud intervjuu, kellega me oleme kokku leppinud, kes on siis selline väliskonsultant ja aitab seda projekti käivitada ja anda talle natukene sellist väljapoolt nägu ja ideed, et ma tõsiselt ootan väga palju nendelt mõlemalt, et seda kvaliteedi kasvu oleks meil, ma ei tea, on see hea või halb, aga tulemusi kindlasti homme veel ei näe, et see on selline pikaaegne protsess. Väga pikk protsess ja me loodame vähemalt, et me tõmbame ka siin sellist ka treenerite kogukonda nagu rohkem kaasa, suudame nagu seda mitte üksi mängijatele anda, aga tegelikult ka klubidele ja treeneritele rohkem jagada seda infot, et mis on see vajadus täna, eks ole, või mis on see mängija olemuse vajadus, et milline sa pead olema ja kes sa pead olema selle jaoks, et sul üldse tekiks mingisugune võimalus. Jah, et see on ju ka selles mõttes, et kui sa peadki tegelema, muidu ei teki, see vundamenti ehitama, et meil tuleksid uued tippmängijad ja täiskasvanute klassis oleks võimalikult niisugune tihedam konkurents ja nii-öelda maailma või rahvusvahelistel areenil esinevaid tennisiste, sest tegelikult ma nüüd eelviimase küsimusele küsingi, et ta natuke nagu haakub sellega, nende programmidega, et kuidas sa hindad üldse praegu Eesti tennise seisu järelkasvu osas ja kes need on siis need võib-olla mõned nimed ka, kes üldiselt meie tenniseringkonnas muidugi teame võib-olla, aga ma usun, et meie kuulajate seas on ka neid, kes võib-olla detailselt ei tea, et kes siis on need, kes koputavad nii-öelda uksele ja võivad siis ühel hetkel selle ukse lahti lüüa ja olla need uued staarid tennisemaastikul meil. Ma korra veel tulen tagasi eelmise programmide või projektide või ideede juurde, et see on ka üks, millest jutu sees on tulnud nagu kriitikat, et te tegelete võib-olla asjaga, millega me saame ise hakkama ja meil on rohkem probleeme just selle vanema vanuse grupiga. Aga see on nagu üks asi tegelikult, mis ma tahan öelda, et ma arvan, me peame tegelema ka jõulisemalt vanema vanusegrupiga, et me oleme altpoolt hakanud ronima, me oleme mingisuguse asja loonud 10-stele kui 14 ja kindlasti on vaja leida selline lähenemine ka vanemale vanusegrupile. See päris ülemineku vanus, aga ma usun, et ma saan aru, et tegelikult selle kallal mõtestatud, selline töö käib
ja ma usun, et lihtsalt ega see ei hakka praegu nagu veksleid välja käima, aga mingid ei, ajalised. siin ei ole mingit vekslit välja käia. Jah, aga tuleb, ma usun, et tuleb. Aga tuleb, aga see ongi nii-öelda sinu küsimuse või viimase küsimuse juurde jõudes ka, et tegelikult need mängijad tulevadki sealt sellise järjepideva töö tulemusena ja mul on ühest küljest juba lihtsalt hea meel selle üle, et seal on poisse ja tüdrukuid, kes on valmis panustama ja proovima nii-öelda seda profikarusselli läbi, et räägime siin poistest, eks ole, sama Kristjan Tamm või ka Kennet Raismaa, kes püsivad nii-öelda sellel teel ja tahavad sealt välja tulla ja Danil Glinka, et see on hästi-hästi positiivne. Sest ütleme ka, et ega meil pikka aega, ma ütleks, meil pole võib-olla 3-4 poissiga olnud, kes proovivad tuuri peal, et no seal on oodata ikkagi, nagu ma ütlesin, et päris, meil on ju siin ikkagi niimoodi alla või ütleme sinna kuni 16 või tõesti alla 18 aastaseid on ka ikkagi, kellel praegu tundub, et igal juhul on eesmärk. Viimased aastad pole võib-olla olnud nii paljusid poisse, kes üritavad. Võib-olla oligi, aga tüdrukuid aga see on, ma ei tea, kui palju nimedest, ega see ongi, tenniseringkond on väike, samad Kristjan Tamm, Kennet, mul on väga hea meel Mark Laiali üle, kes on leidnud oma koha, on vigastused seljatanud, mis tal siin eelmise aastal olid, on näidanud väga häid tulemusi, hästi positiivne, on leidnud oma mängu ja just ütleme, et kui me täna kodus võib-olla ei ole suutnud sellist head treeningkeskkonda just poistele luua, siis see nii-öelda välisbaasid, kus nad enamus treenivad, et see on hästi mõjunud neile, et see on olnud nagu kiiduväärt ja loomulikult Oliver Ojakäär, kes tuleb siin nüüd 15 vanus, oli Davis Cupi pundis ka. Eks oli valmis mängima ilma mingi probleemita, nagu intervjuus ütles. Ja, et teatud sellised nüansid löövad nagu välja, et ta ei värise ja ei tagane kuskilt, vaid tahab minna edasi ja ka hästi sihikindel ja jällegi, mõtleks ka, et see Martin Karisega koostöö, kogu see keskkond Tartus hästi professionaalne. Ma ütlen, et sa tead, mis sa pead tegema selle jaoks, et üldse oleks sul võimalus tulevikus kellekski saada. Ja seal on see hästi paigas. Ma ikkagi ütleme, nagu ma korra vahele trügisin, et ega tegelikult, kuigi meil on nagu naiste tennis olnud, kuidagi nii on kujunenud, eks viimase 20 aasta jooksul nii-öelda ikkagi nagu nii-öelda meeste ja võib-olla isegi ka noormeeste tennises üldiselt nagu eest ära käinud, nii-öelda liikunud, siis nüüd enam päris nii ka ei ole, aga meil on ju ka seal, ma just tegin intervjuu näiteks Brit Martiniga, kes on väga kõrge positsioon ja seal on ju tegelikult veelgi teisi. Ja, alustades Jelena Malõgina, eks ole, natukene küll vanem, aga Katrin Saar, kõik minust nagu väga hea selline materjal, et mängida. Ja kas või räägime, eks ole, nii-öelda koondista mõistes või Fed Cupist ja Davis Cupist, et seal on mängijaid, kes on nii-öelda professionaalsel teekonnal, et nad tahavad liikuda edasi ja muidu oleme Brit Martin ja kes tulevad sealt alt järgi, et eks nii Oliveril kui Brit Martinil on veel aastaid minna, aga nagu ma ütlesin, et mingis mõttes on see tennis läinud natuke nagu nooremaks jälle või selles mõttes on see professionaalsus on läinud nooremaks, aga hakkab pihta see, jah. Jah, altpoolt hakkab ta pihta, kuid ma arvan, et see ongi tänane maailm, et lihtsalt kogu seda treeningu teadlikkust on nii palju juures ja nii palju seda treeningu kvaliteeti on tõstetud. Ja tennis, eks ole, nagu me siin on öeldud, et me ei mängi tennist, et tugevaks saada, vaid me peame tegema füüsilist, et üldse saaks mängida tennist, et see on väga, väga selgelt täna nagu välja kujunenud ja välja kujunemas ja saadakse aru väga paljudest nii-öelda muudest faktoritest ka,
reketi ja palli välistest faktoritest, ja millega tegeletakse, et ma arvan, et see kasvatab meid ja see tegelikult teeb meid tugevamaks, et loomulikult sellega tegelevad kõik ka mängijad väljaspool Eestit, kuid no meil on arvan, keskkond on iseenesest ju, ma mõtlen just ka mänguvõimalused ja kõik, ütleme, see keskkond on meil ju võib-olla ikkagi suhteliselt ikkagi hea on ikkagi siin aastatega, ta on ikka kõvasti ju ikkagi viimaste aastakümnetega me oleme nii arenenud nii kõvasti Eestis, et. Ja, absoluutselt, sul on võimalik mängida, et lihtsalt võib-olla see murekoht ikkagi on see, et nii-öelda treeningpartnerite valik jääb natukene kitsaks kuskil maal ja tüdrukud saavad võib-olla rohkem hakkama, poistel jääb see võib-olla meil natukene see kasvulava väike, et täna ma ikkagi vaatan ja ma arvan, et nii Kennet, kes läks Good to Great'i, kes on Moratogluus ma arvan, nad on teinud nagu mõistliku valiku, ja nad on oma taset tõsta. Üldjuhul on seni on tulnud ju ka kõikidelt tulnud ikkagi väga positiivne tagasiside, et ütleme, Mark Laeliga ma tegin ka ühe korra saate, et ütlen ausalt, selles mõttes nagu lust oli suhelda, et ikka selline just seesama, nagu sa ütledki, et kuidagi selline väga positiivne hoiak ja isegi kui on mingi valus kaotus, et kuidas sellest nagu pigem isegi mõni valus kaotus hinnatakse nagu rohkem kui mõnda võib-olla, seal on ka eri tasemega turniirid ja seal on palju faktoreid, et see on jätnud mulle sellise tõesti väga hea mulje, et nagu see tõesti see materjal ka, nagu sa ütledki, et üks asi on väljakul, aga üldse selline suhtumine või siin on mingi murrang toimumas minu meelest. Just mängijad on hakanud rohkem nagu nägema sellist väga pikka visiooni ja mille jaoks nad treenivad ja aru saanud sellest, et üle ei juhtu midagi ja kaotused on üks osa sellest teekonnast ja ka võitudega tuleb harjuda ja kõigega, et see on, mis iganes sinuga juhtub, pea püsti ja edasi, et ka samamoodi, tuleme tagasi koroona juurde ja pea püsti edasi. Ei, ma tegelikult tahtsingi lõpetada meie saate sellega, et mis sul oleks võib-olla, eks ta on siuke võib-olla tuleb loosungulik natukene, aga ikkagi sinu selline sõnum meie vaatajatele ja kuulajatele, et lõpetuseks, et võib-olla natukene annad veel seda positiivset tõuget juurde inimestele. Ma arvan, et Eesti inimesed ei ole käinud see periood õues nii palju, kui nad on praegu käinud, eks. Et seda ma olen mitmes kohas öelnud ja ühes küljest on see saanud juba probleemiks, et nii paljud inimesed on ühes kohas koos, kuid tegelikult on neid kohti veel kuhu minna, see on nagu üks pool sellest, teine asi, õues saab teha sporti, olge nii-öelda tervislikud ja katsuge sellest olukorrast nii-öelda kaasa võtta ka tulevikuks see, et me nii-öelda ei unustaks ära, kui tore tegelikult oli väljas käia ja sportida ja mingisugust asju seal teha versus mängida PlayStationis või olla arvutis, et mäletame, võtame kaasa siit selle hea ja unustame halva, et eks iga asi saab otsa. Et ma arvan, et ka see viirus saab ükspäev otsa. Ja lõpuks me näeme ka sellest, et midagi positiivset peab ka ju sellest tõenäoliselt ikkagi kaasnema. Ma tänan sind, Allar, sellise väga sisuka jutu eest, et saime ka nii mõnelegi küsimusele ka vastuse ja jõudu sulle tegemistes ja kindlasti see ei ole meil viimane kord, kui me suhtleme ja ma kujutan ette, et võib-olla ongi aktuaalne siis, kui toimub jälle nii-öelda järsk murrang milleski, et siis võib-olla on ka põhjust jälle rääkida, et kõik head sulle siin hilisel õhtutunnil ja soovime ka meie kuulajatele kõik head, et pea püsti ja küll kõik läheb hästi. Ja nägemist. Nägemist.